Head suure nädala kaasteelised. Me oleme oma palverännu teel jõudnud suurde reedesse. Ja ma loen Matteuse evangeeliumist 27. peatükist Jeesuse ristilöömise kohta. Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse Golgataks, see tähendab pealuu paigaks, andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Aga kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku, heites ta rõivad omavahel ja istusid maha ning valvasid teda seal. Siis nad lõid koos Jeesusega risti 2 teeröövlit, ühe paremale ja teise vasemale käele. Keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa, kuni kella 3 pärast lõunat. Kella 3 paiku aga kisendas Jeesus valju häälega. Eli, Eli, lema sabachthani. See tähendab, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Aga mõned seal seisjaist laususid seda kuuldes. See hüüab Eeliat appi. Ja kohe jooksis üks nende seast, võttis äädikaga immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus Jeesusele juua. Aga teised rääkisid. Noh, olgu, eks me näe, kas Eelia tuleb teda päästma. Jeesus aga kisendas taas valju häälega ja heitis hinge. Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla 2 ja maa värises ja kaljud murdusid. Ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid. Ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema suremist, surnuist üles äratamist pühasse linna ja paljud said seda näha. Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid seda võimsat maa värisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja nad ütlesid, tõesti, see on Jumala poeg. Aga seal oli toimuvat eemalt vaatamas palju naisi, kes olid Jeesusele järgnenud Galileast alates teda teenides. Nende seas Maarja ja Magdalena ja Jaakobuse ja Joosepi ema Maarja ning Sebedeuse poega tema. Aamen. Hea kaasteeline, tänane pühakirja tekst viib meid Golgata mäele, paika, kus kannatus, hirm ja lootus põimuvad üheks. Jeesus risti peal ei ole mitte üksnes kannatav inimene, vaid Jumal, kes ei pöördu ära inimliku valu eest. Tema hüüd, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid, puudutab kõiki neid hetki, kus me ka ise inimestena tunneme ennast üksi või mahajäetuina. Üks lugu räägib haiglaõest, kes töötas palliatiivravi osakonnas. Seal oli üks mees, kes oma elu viimastel päevadel korduvalt küsis, kas ma olen üksi? Õde seepeale võttis selle mehe käe, hoidis seda ja ütles, ei, ma olen siin. Ja enne oma lahkumist tunnistas see mees, et neil üksinduse hetkedel just see teadmine ja käest kinni hoidmine muutis mu hirmu lootuseks ja ootuseks.
Golgatal teeb Jumal midagi sarnast. Ta ei võta kohe ära kannatust, kuid ta jääb kannatava inimesega. Ka siis, kui tundub, et taevas vaikib. Kui maa väriseb ja eesriie käriseb, avaneb midagi uut. Ligipääs Jumalale ei ole enam kauge ega suletud. Isegi Rooma sõdur tunnistab, tõesti, see oli Jumala poeg. Nõnda sünnib keset seda kannatust, hirmu ja kohkumist äratundmine Jumala pojast. Üks keldipalve ütleb, Kristus olgu minuga, Kristus olgu minus, Kristus minu ees ja minu taga, Kristus minu kõrval, kui ma puhkan, ja Kristus minu kõrval, kui ma tõusen. See palve kinnitab, et isegi kõige pimedamas hetkes, kõige kurvemal ajal, nii nagu me täna seda suurel reedel kogeme, ei ole me üksi. Golgata ei ole ainult surmapaik, see on koht, kus Jumala ligiolu saab kõige selgemaks just seal, kus me seda kõige vähem ootame. Olgu siis see hommik ja tänane päev meilegi kinnituseks ja meenutuseks, et kui elu viib meid risti varju alla, siis sealgi on Jumal juba ees ja meid ootamas. Palugem. Püha Jumal, olgu sinu rist minu varjupaik, sinu kannatus minu lootus ja sinu vaikus mu rahu. Ja kui päev on kõige pimedam, siis hoia minus elus valgus, mis on pärit sinult ja luba mul meenutada sinu antud tõotusi, et sina oled meiega maailma ajastu lõpuni. Aamen. Soovin sulle õnnistatud suurt reedet.